Mina olen Keijo, olen LGBT+ kogukonna aktivist, filmifestivali Festhart peakorraldaja, koorijuht ja muusikaõpetaja. Aastal 2016, kui me alustasime esimese Festharti korraldamist, siis me otsisime üles kõik potentsiaalsed partnerid ja üks nendest oli siiski Inimõiguste Keskus. Meil on kahte sorti abi nii-öelda, üks on selline korralduslik abi, et mõningatel aastatel oleme me koos Inimõiguste Keskusega korraldanud festivalil erinevaid arutelusid ja debatte. Ja teine pool on siis see, et kuna tegelikult juba esimesel aastal Rakvere linnavalitsus tegi ebaseadusliku otsuse meie toetamise osas, siis esimene aasta me nendega veel kohtusse ei läinud, aga teisel aastal, kuna see kõik kordus ja kuna meie probleem oli eelkõige mitte võib-olla toetusest ilmajäämine, kuivõrd see, et lihtsalt see oli sügavalt homofoobne käitumine ja linnavalitsus tegelikult rikkus sellega iseenda poolt kehtestatud korda, siis Inimõiguste Keskuse toel läksime nendega kohtusse ja meie võitsime. On hästi oluline, et meil on olemas organisatsioon, kes tegeleb laiemalt inimõigustega. Meil on küll ka erinevad väiksemad seltskonnad, meil on LGBT-ühing ja teised, aga üks selline strateegiliselt üleüldiselt inimõigustega tegelev organisatsioon on äärmiselt oluline. See on natukese nagu selline ühest küljest teabekeskus ja teisest küljest nagu turvavõrk, et sa tead, et sul on olemas vajadusel eksperdid, kes on valmis sind nõustama, kes on sind valmis aitama ja mõnikord ka lihtsalt läbi kogemuste sa tunned, et sul on see tugi olemas ja seevõrra on sul ka lihtsam mingeid asju teha või mingite probleemidega hakkama saada. Inimõiguste Keskus on teinud ja teeb väga palju tööd selle nimel, et meil kõigil oleks toredam, parem ja inimväärikam elu. Iga LGBT+ temaatiline üritus, iga inimõiguste temaatiline üritus, iga strateegilise hagelemise kohtucase ja kõik muu ikkagi tasapisi viib meid selles suunas, et meie ühiskond muutub avatumaks, meie inimesed saavad aru, euroopalikud väärtused ei ole ainult heaolu ja head sotsiaaltoetused, vaid euroopalikud väärtused on väga paljuski ka teiste inimestega arvestamine. Meie võimalus sellele tööle kaasa aidata on teha igakuine püsiannet.